jälle uus episood, jälle käes on neljapäev. Ja. Nädal hakkab vaikselt lõppema. Teie parim päev nädalas on jõudnud kätte. Ja. Meie hääled on teie kõrvas. Ilusad pohmellised hääled. Ja meie keeled on teie kõrvas. Tore, et olete jälle salajuttude lainele tulnud. Aga mis värk sellega on Papsid Spotify's esimene on? Kas sa saad aru, et ma just tahtsin seda sama küsida, et nagu me arutasime seda Kristinaga ka üks päev, et kui me vaatame, palju neil on näiteks YouTube'is mul hakkas muusika, mul läks Spotify's vaatamisi YouTube'is, siis vaata, me ei näe ju teiste. Sorry, me välisime, oleme tagasi esimeses. Okei, never mind. Ups! me nagu mingi aeg Papsid olid esimesed ja me olime, mis siin toimub? Et kui neil on YouTube'is 2000 vaatamist ja meil on 20 000, siis mis... Et kuidas see loogika... Mis see toimub, vaata? Mitte, et me mingi hullult obsessed oleks, et mis kohal me oleme. Ma ikka vaatan iga nädal. Aga ma ikka hoian silma peal, sest et nagu ikka ju hoiad silma peal, et kas inimesi veel huvitab, et kas nagu mis toimub. Ikka nagu... Ja selles suhtes olgem ausad, et tegelikult nii haige on see, et me oleme suht kogu aeg nagu top 1 olnud. Vahepeal olime 2 ja 3 ka, aga ikkagi seal top 5 seas oleme ikka alati. No ikkagi tahaks enne siin möllisema, aga tahaks ikkagi tänada ka, et tahad kuulata ja olete meie lainel, sest et noh. Möllisema nagu kesedest papse kuulata. Tegelikult never mind, aitäh, et meid kuulata. Aitäh, et kuulata meid. Tegelikult on tore teha seda podcasti ja tänu teile ja tänu meie sponsoritele me seda podcasti teha saame, et ma tean, et see sponsorite koht on teie jaoks kõige igavam, aga ikkagi nagu aga te peate kuulama lihtsalt sellepärast, et see podcasti tegemine ei ole odav lõbu, et kuskilt peab ju peame peale ka saama. Kuskilt peab ju nagu esiteks maksma seda pulli ja noh, ise võiks ka natuke teenida, et siin niimoodi. Kopika. Jah, et aga aitäh siis meie sponsoritele, et te usaldate meid ja noh, selles mõttes, et eks me oleme need sponsorid võtnud sellised ka, et kes meile endale päriselt meeldivad, et me ei võta mingit suva asju. Kõik need sponsorid on literaali minu enda koostööpartnerid ka. Ja ma olen Medironiga teinud aastaid koostööd. Sama, Maktabüütiga aastaid, Ulakaga aastaid ja Peninukiga. Noh, nüüd Peninuki on nagu näelda kõige uuem meil, aga samas nad on ka nii meie bränd, et kõik, kes me võtame, et noh, mina olen käinud elus 2 korda Sollis ja see on olnud tee päikses, by the way. Et selles mõttes, et need brändid, mis me võtame, ongi see, et kui me soovitame, et kasutame ise ka. Nii et aitäh meie sponsoritele, igal pool kehtib sooduskood salajutud. Ruttu räägime üle siis ka, et meil on need lemmiktooted seal all olemas. Jah, et me ei pea teie aega siin nüüd raiskama ja neid ette lugema iga kord. Lihtsalt kõige lihtsam on see, et kui te tahate, et me ei räägiks, lihtsalt tellige neid tooted kogu aeg, siis brändid näevad, et reklaam toimib ja siis me ei pea üldse rääkima nendest nii palju, vaata, et siis nagu nii toimib. Ja noh, kommisöömisaeg ka, peame juuksed kasvatama. Need on mega head Maktast. Tuli meelde, ma lähen laserisse järgmine nädal. Kasvatan karva nüüd. Lähed jah? Need on mul kaanel all ei kasva ühtegi karva. Mul ka mitte. Täiesti null. Laser the best. Vagina peal ka mitte nii palju. Jee. Sööki uudis. Super. Et ühesõnaga sponsorid on meil olemas. Sponsorid on olemas, videol on info olemas. No, Ben & Jerry'l me juba rääkisime, et on see põhimen Raspberry, suur 50 aasta. See on koostööga tehtud ja sest, et sobib veganitele, laktoosivabadele inimestele. Eriti Maljule, et tal tagumik siin muidu alati lippab koju minnes, et niuke kiir. Miks sa mind niimoodi tanki paneb? Malju alati situb kodu teile. Ei, ta nagu hoiab ikka väga kinni seda, et napikad juhused on, ma tean seda. Ja ütles, et teil on kogu aeg salvestusega kõhti. Me oleme inimesed. Meil on lihtsalt nagu see, et me salvestame alati nagu kas lõunasöögi ajal või praegu siis dinner time ajal. Anyways, aga aitäh sponsoritele, meile sponsor jutt pooleli, et Makta Beauty'l. Makta Beauty siis on, esiteks on pikaajaline koostööpartner ja Makta Beauty'l on praegu mega lahe loosimäng. Meile nimi või kampaania on osta ja võida ja siis sa võita reisi Milanole 2 reis 2 ühesõnaga Milanosse ja kampaania on imelihtne, tuleb soritada vähemalt 20 € ost nii meie e-poes või siis kaupluses, et osaleda loosis võitjat ootab sööbimine 4 tärni hotellis. Kuni 5 ööd, lennupiletitades tagasi Tallinnast Milanosse, 2 kinkekotti, mis on täis pungililu tooteid reisiks ja ühekordne fotokaamera.
Ehk siis põhimõtteliselt imelihtne, et ostate 20 € eest Magda Beauty stuffi ja võid võita Milanoris. Võita või? No tellime midagi, vaatame. Oota, mul on tegelikult päris perekonnanimi on teine, ma ei ole ametlikult Pärtelpoeg, nii et ma saaksin ju skämmida ära kuskile nagu kampaaniatesse ja asjadesse, sest inimesed ei tea, mis mu päris perekonnanimi on, vaata. Ma võin tellida laste nimel näiteks. No ja inimesed võib-olla teavad ka, aga nagu enamus ei jäta seda meelde niimoodi, et ma elan ikkagi Pärtelpoeg. Ma isegi pidin korraks mõtlema, et automaatselt ikkagi tuleks Pärtelpoeg. No täpselt, et aga Magda Beautys on selline lahe kampaania ja oleme näiteks Margotita lõhnadest ka rääkinud, nii et siis ja Sisters Aroma staffidest, et vaadake üle ja meil on siis salajuttudes ja lemmikute kategooria, et seal on kõik asjad olemas, nii et tasub minna vaatama linkide peale. Just. Ja Kivilaines on erinevaid nii palju tooteid, Australian Gold, R+Co tooted ja minule endale meeldib, et siin on ka see detangling spray ja prep, et ma ei tea, kas see on... Ma olen seda laste peal kasutanud. Jaa, sest et ma lasin nüüd Kelan juuksed ära lõigata, aga tal enne ma need juukseotsad nii takus, et ma ei saanud nagu juukseid kammida, kui ma ei lase neid spreis ja asju, et selles mõttes, et Kivilainel on ka meil igast lingid ja sooduskoodid ja asjad on videol olemas, nii et minge vaadake. Aga lähme nüüd kirjade juurde ja alusta sina, ma söön nii kaua. Okei, ma oleks ka tahtnud, aga mida iganes. Sa pidid fästima. Ma fästin praegu siis selle kirja ajal ja siis sa fästi järgmise kirja ajal. Tavai. Nii. Koonri kuningas ja tema tšekikast. See kiri on muuseas täna tulnud. Nii et tere, kui mina oma elukaaslasega kokku kolisin, arvasin, et leidsin endale mehe. Tegelikult sain kaasa isikliku raamatupidaja. Kõik kulud pidid olema sendi pealt pooleks. Algus ma mõtlesin, et see on tal lihtsalt selline kiiks, kuni ma avastasin tšekikasti. Voodi all salajane kast, kus olid kõik tšekid, nii poest, tanklast kui ka restoranidest. 25 oktoober sina pesid juukseid 2 korda. 19 november sina ostsid pehme WC paberi, mina oleks võtnud selle halli liivapaberiga. Väljas söömas käies maksis tema, aga hiljem pani tšekikasti. Aga teate, millal ta selle tšekikasti päriselt välja võtab? Kui lahkumineku järel oleme. Siis istub nagu kohtunik laua taha ja hakkab tšekkide pealt välja arvutama, kui palju mina talle veel võlgu olen. Kuigi tema palk on poole suurem ja kodus on ta ainus, kellel üldse midagi tõuseb. Elektrihinnad. Okei. Kui ma nägin Malluka saate tutvustust, kus te rääkisite, et 3 aastat ilma seksita, siis Kristjan arvas, et see on libauudis. Aga siis ma tundsin kohe, et see on reaalsus, mis mind puudutab. Mehel ei tõuse, meditsiiniline probleem. Tablettidega saab midagi toimima, aga kaua ma jaksan. Lelukastid on mul juba hiiglaslikud, nii et seda soovitust pole mõtet anda. Mis voodis liigub, on tšekikast ja ainuke rahuldamine on see, kui ta sendi pealt õiget arved kätte saab. Maali. No mina arvan, et reaalselt mine lahku sellest mehest. Et nagu, ma saan aru, et see, et tal ei tõuse, et see on nagu meditsiiniline probleem. See ei ole tema süü loomulikult, aga mulle tundubki, et ta on nii bitter ja kuri selle pärast, sest et vaata muidu see, et sul on mingi tšekkide kastis, kui tuleb mingi lahke arvamuse tüli, siis hakkab mingi spetsiaalselt kokku arvutama, palju sul mulle võlgu oled ja see on nagu siuke manipulatsiooni taktika, et ta üritab sind nagu nii-öelda kinni hoida sellega. Ma räägin, mul sõbrannal oli ka kunagi niimoodi, et mul on veel see, et ma ei mäleta, mis ma olen rääkinud või mitte, aga nad ennesti, kuidas ta on mees alati, ükskõik mis sa tegid, ta mees alati maksis, aga kui ta koju jõudis, tal oli kohe küsimine. Kohe oli nagu, kõik oli pooleks kogu aeg. Nad ei ole vist ka praegu koos ja nüüd see tüdruk ka veel väga toreda mehega ja neil on nagu lahe elu ja see on nagu hästi cool. Aga ma mäletan, et ta ütles jah, et absoluutselt kõik asjad. Ta oli alati mingi, ma maksan, aga kohe küsis tagasi. Vist ees jätta muljet või? Vist küll, jah. Mina mõtlesin küll, et peiks maksab kinni, sest ta oli mingi ei, et nagu suht tihti on see, me oleme mingi restoranis koju või et siis nad elan koos ka veel sellel hetkel. Aga nad olid aastaid koos, nad olid nagu, ütleme mingi 20 äkki või? Suht noored ikkagi, aga oli jah, et... Mõtle kui õige, näiteks sa oled oma mehe ja sõbrannaga ja siis mees on mingi, ma maksan ja siis kodus ise taod kinni. Ja, et see on nagu... Kui sulle sobib selline elu, siis jah, aga samas, kui sa ei saa, pead kõike pooleks maksma, seksiga ei saa, mis elus on? Ma oleks pigem üksi. Nii, kuidas seda viisakalt öelda? Tere naised, olen saanud ühe küllaltki ebameeldiva probleemi osaliseks.
Nimelt hakkasin 6 aega tagasi suhtlema ühe megatoreda kutiga. Meeldib ta välimus, iseloom, hääl, huumor ja nii edasi. Küll aga häirib mind nii väga tema higihais, mis mugavamas keskkonnas aega veetes riiet pealt on välja pugenud. Tunnen seda vahel ühest voodi otsast teise, vahel isegi läbi paksemate riiete. Vahel sooviksin kaisu pugeda, aga jaksan nii kaua hinge kinni hoida. On olnud hetki, mil endale õigustan ja mõtlen, et ehk tegi päeva jooksul mõne aktiivsema liigutuse ning pole pesama jõudnud. Võib-olla on ise liiga tundliku ninaga. Ometi ei saa ju kogu aeg selle loot mööda, sest väike ikk juba koputab uksele. Kuna suhtlus on veel noor, siis ei näe ma ainult temaga maha istumas ja sellest käest kinni hoides rääkimas. Ometi tahaks ma probleemist kuidagi märku anda. Minu jaoks on hea lõhn meie juures väga atraktiivne. Isiklikult oman mitmeid parfüüme ja lõhn on alati nagu lilleke, kui temaga intiimsesse õhkkonda satun. Kuna kommentaar inimese halva hügieeni kohta on pigem ründava tooniga, siis pöördun targemate ja kogenumate poole suure abipalvega. Mida teha ja kuidas härraga sellest rääkida, et tundeid ei riivaks? Päikest teile. Targemana ja kogenumate. Tahtsin öelda, et meie nüüd jubedalt teame. Me oleme mingi, ütle talle, oi särasid kuradi. Et nagu meilt saada mingid adekvaatsed, no me oleks sellised, aga pigem, no mis sul ikka öelda on, aga tegelikult tavaliselt, mis ma hakkasin mõtlema, et tavaliselt, kui sulle keegi meeldib, siis sulle meeldib mis tahtsin öelda, kui sulle ei meeldi tema lõhn, siis ma ei usu, et ta sulle väga meeldib, selles suhtes, et võib-olla tahad, et ta meeldiks sulle. Sest et sa ei saa ju elada niimoodi, et sul nagu kaisu ei lähe ja mingi ma kujutan, kui rõvedalt ta siis haiseb, et ma arvan, et sul ei ole mõtet sellest juttu teha, siis ma arvan, et see on tegelikult väga solvav. Kui sa tahad just maailma parandaja olla ja loodad, et selles suhtes, et jätad ta maha ja siis ütled lõppu, et see on sellepärast, et sa haised. Miks mitte? Ma ei tea, kas see on viisakas. Aga ma ei tea, kas ma hakkaksin seda välja tooma, aga mul on siuke tunne, et kaugele see suhe ei sõua. Et ütles ka, et see on vähe kestnud. Ma mõtlen ka, et ma hakkasin mõtlema, minu ekste on alati kõik seond, et mulle nagu räigelt meeldib, kuidas nad lõhnasid. Et nagu nende lõhn oli nagu, ma olin nagu obsessed lihtsalt oma sellest eksist, ma lihtsalt nagu, ma olin nagu, ta lõhnas nii hästi ja ma lihtsalt tahtsin kogu aeg ta nagu küljes olla, sest ta lõhnas nii hästi minu jaoks, et see, et keegi nagu halvasti lõhna, ma isegi ei. Ja, sest et vaata, minu meelest on best thing see, kui sul on nagu peika, eriti vaata alguses, kui sa oled nii madly in love ja siis ta näiteks läheb ära ja siis padi lõhnab nagu tema lõhn. Ja ma mäletan mulle, mu eks jättis kogu aeg oma pusa ja ta veel lasi ekstra oma lõhna peale ja siis ma käisin selle pusaga ringi, ma mind ei kottinud, ma olin välja nagu kloon lihtsalt, et see oli mingi meeste pusa ja nagu see on nagu stylish ja suvel mingi samas lambis pusaga. See lõhnas nagu tema ja see oli the best lõhn ever. Et nagu, ma ei tea, kingi talle mingi lõhn, mis sulle meeldib. Tegelikult see on üks variant, aga ma ikkagi arvan, sa ei saa seda eeldada, et ta kasutama hakkab. Et see ei ole nagu pikk pidu ikkagi, kui sulle ei meeldi. Ta hais. No see ongi see, et nagu, et sa ütlesid, et me ei ole selles staadiumis, kus maha haist, aga nagu kind of, kui sa tahad taga koos olla, siis sa pead rääkima või siis, et ma ei tea, tead, mis arstid teevad nippi? No vaata nagu kui inimesed haisevad või nagu mingi ikkagi kui kirurgid või mis kellelgi nahk põlenda, see haiseb kõik väga rõvedalt, siis nad paned nina alla niimoodi mingit seda iga kord kui mees külla tuleb, siis paned endale nina alla piparmindi lõhna. Aga nad pane inimesed nagu ma hakkaks passive-aggressive'iks niimoodi, et iga kord kui mees tuleb külla, siis ma mingi, mis siin haiseb? Mis sa tunned ka mingit haisu? Midagi mingi imelik lõhna. Jube haise. Ja siis teen niimoodi ei, siin ei ole. Nõusutad teda, siis mingi, oh my god, what the fuck happened? Ja siis ta läheb pesema, ma loodan. Ja siis järgmine kord, et samamoodi ja siis lõpuks vaata, tal hakkab nagu piinlik ja siis ta hakkab võib-olla enne äkki kui teil on nagu mingi üks, või ma ei tea, kui ta ütlesid suhe on noor, no ma ei tea, mis te saate 1 kuu, 2 kuud, mis iganes. Kingid talle selle, nagu jõuludeks taasiselt see mingi hügieenikomplekt, vaata. No dušikeel ja mingi kehakreem või dušikeel ja lõhnaõli, vaata. Pappkarbis, vaata, midagi komplektina. Komplektina, kuuled, et väike kink, love you. Ja aga ma arvan küll, et kui niimoodi pullida suht järjepidevalt, siis ka pesus käima. Nii, tere tüdrukud. Räägin ühe naljaka loo. Kas ma just ei lugenda? No ma loen lõpuni puha. Ma ei mäleta. Räägin ühe naljaka loo, kui olin veel noor ja kõbus. Nüüdseks lihtsalt kõbus. Ning külastasin nädalavahetuseti kohaliku kõrtsu, kus nädala pingeid maha tantsida ja meeleolukalt aega veeta. Lugu toimus pea 20 aastat tagasi, kui olin 18, aga siiani ei suuda ühelegi siilile otsa vaadata ning samal ajal mitte mõelda, keegi otsis sind kunagi.
Long story short, ühest kõrtsu õhtust tantsuplatsil viibides märkasin, et ühes lauas istub meesterahvas, kes sõna otseses mõttes jõlitab mind klaasistunud pilgul. Ausõna, tal isegi silmad ei pilkunud. See oli üsna veider, kuid mind tol hetkel ei kottinud ükski veidrus. Peale tohutut tantsumaratoni võtsin oma joogi ning suundusin õue pisut jahtuma. Oli suvine aeg, ritsikad saagisid mõnusalt ning värske õhk tegi pea selgeks. Järgnev mälustseen oleks justkui kaader tüübilisest kodumaisest filmiklassikast, kus kogu tegevus toimub enamjaolt pimedas. Kujutage ette, pime öö, ma seisan oma joogiklaasiga kuskil teerajal, taamal kostub melu. Korraga ilmub justkui võluväel minu kõrvale seesama pilkumatu silmadega mees, kes lausub, kas sa siili tahad otsima minna? Mõttepaus, ritsikate serin. Mina, sa oled mingi Fred Jussi vä? Ja vaatan ta suht tuima kalapilluguga. Mõttepaus, ritsikate serin. Mees, ei ole Fred, ma olen Kaupo, siilid on mu lemmikud. Mina luristasin kõrrest oma jooki rahulikult edasi ja lausasin, siilid magavad, ei ole mõtet minna. Seejärel kõndsin rahulikult pimedusse. Hiljem ma kohaliku loodushuvilist enam ei märganud. Ilmselt haitus samamoodi, nagu ta mu kõrvale ilmus. Seda lugu meenutades ei suuda ma peast visata mõtted, et maamees Kaups ilmselt tahtis mind sebida, kuid pikab plaini suht haledaks. Olen küll suur loomaarmastaja, aga olgem lugupidavad ka loomariigi öörahu suhtes. No jah. Ma saaks aru, et ta ikka üritab sevida. Ma pean tunnistama häbiga, et ma pidin praegu guugeldama, kes on Fred Jussi. Kes on? Eesti bioloog, nature writer ja fotograaf. Oh. Ja ta suri eelmise aasta 1. detsembril. Rip Fredile. Aga tead, selles suhtes ma arvan ka, et ega täispeaga osade meeste see pick-up line on nagu võib-olla mitte nii hea, aga mina näiteks, mind ahvataks küll mõte. Lähme siili otsime. Ma ei tea, kas see on ikka fun versioon, et lähme otsime siili. Pärast on lõbus seik rääkida, sõbrannadel käisin siili otsima. Jah, et äkki on nagu fun. Jah. Muidugi, ma ei tea, oleneb, mis välimusega kutt on. Ilge krõõt ronib kõrvale ja mingi oleme siili otsima, siis ma oleks küll nagu tõmban orgiks. Ketnaho. Otsi ise oma siili. Kuradi pervert saata. Ei, minust ongi see, et ma ei mäleta, mis asju ma olen päris öelnud, et ma mõtlen oma pääs, aga see, et kes ma olen öelnud, et kui mees on ilus, siis ta on salane austaja ja kui ta on kole, siis ta on pervert, kes ei jäta rahul. Nii on ju. Ja see kehtib ka naiste puhul, et ma arvan, mehed võtavad samamoodi, et kui mingi ilus naine ise mingi tahab suhelda niimoodi, siis nad on nagu rahul, aga kui mingi kole naine, siis mingi issand mingi stalker vaata. Kahjuks elu on selline välimuse põhine. Pole midagi teha. Nii. Okei. Nii. Kuhu ma jään? Suhe. Tere. Alustan oma kirja sellega, et olete üübertoredad ja kuulan teie podcasti iga neljapäev. Vahet pole, kas olen kodus, kinos, autos, küüntes, kättpidi mullas. Pole oluline. Algus mõtlesin, et ma ei kirjuta, aga siin ma olen. Muidugi natuke salajuttu napsi ka alla tinistatud. Õige. Väga õige. Alustaks siis oma lugu nii, et olen 29-aastane naine. Mul on endast 5 aastat vanem mees. Meil on ühine maja, kasvamas 3 last ja kui te küsite, milles probleem, siis kannatust. Peale 3. lapse sündi on minu ja mehe vaheline kirg ära kadunud. Oleme mõlemad töötavad inimesed laste, kodu, aiatööde ja loomade kõrvalt. 7 hobust ja 4 koera. Olen üritanud teda tõmmata feromoonidega, piitsaga, sekspesuga, kõige muuga. Aga mis tema ikka vastab mulle, olen päevast väga väsinud ja soovin magada. Teitidel me käime endiselt kõvasti, aga kirg on puudulik. Mõtlesin juba viimased 7 kuud, et mida kuradit ma tegema pean. Petma ju teda ometi ei lähe. Ostsin meile isegi Epp Kärsini koolituse, aga ka see ei pakkunud talle suurt pinget. Tal ei ole kedagi teist, oleme sellest ka rääkinud. Mida teie minu olukorras teeksite? Petab for sure. Ma isegi nagu... Ma ei tulnud selle pealegi. Sest et ma just rääkisin, et eile sinu peol saime kossi teada. Jah, et kellegi... Üks peokülaline läks teise peokülalise juurde, mõlemad naisterahvad ja ütles talle mõlemad tõsielu staarid ka veel. Ja, et by the way, ma olen meest keppinud. Ja, aasta aega. Aasta aega? Ma arvasin, et 1 korra. Ei, mina sain aru, et aasta aega. Või nagu ühesõnaga see ei ole nagu 1 korra olnud, see oli korduvalt. Okay. Ja hiljuti oligi just see, et ma rääksin selle tüdrukuga. Tüdruk oli nagu, et vastlapäeval see tüüp ostis talle vasta kukleid, tõi lilli, viis ta tööle 2.20 ja 2.22, sest et see tüdruk näitas veistlused sellele teise tüdrukule, et näevad, ma olen su meiega suhelnud.
22 oli see mees kirjutanud see tüdrukule, et kuidas peikadega läheb, et ta tahaks, siis ta ütles, et hästi, siis ta oli mingi kahju, siis mõtlesin, et tahaks tussi lakkuda või mingi selline asi. Ja nagu mõtle, kui sa oled kuskil, mida mallukat üritusel, fun night out on ja siis mingi tüdruk ja see tüdruk ei tundub, et nagu mingi, girl, by the way, nagu been fucking your man, nagu I'm sorry, ta isegi ütles, et ma ei vabanda selle eest, et nagu mul on nagu, ta isegi ei vabandanud. Et ta oli nagu, ta ei öelnud nagu mingi, by the way, et aga nagu, miks ta siis üldse ütles? ta lihtsalt tahtis nagu by the way, et I'm fucking your man. Siis see tüdruk ütles talle, palun nagu lõpetada nussimine ära. Siis ta oli mingi, ma enam ei tee seda. Ja siis kui see tüdruk oli ära läinud su pealt, siis ta ütles teisele influkale see, kes nagu käis siis seda selle mehega seksimas, seda ma ei lõpetada nussimist või lõpetan ju. Et nagu mingi täiesti haige draama toimus seal. Oh my god, ma ei saa lihtsalt sellest aru, et... Ja minu mõtlen kohe, need on mingi... F-list, nagu need ei ole mingi A or B-list, nagu reality staarid, vaid see, eriti see cheater tüdruk, tema on nagu mingi F-level OnlyFansitar, reality star, crusty ass bitch, noh. Ja, mulle ta täitsa meeldib. Mulle ta mitte kunagi meeldinud. Ma mõtlesin ka eelmine kord, et sa mõtled see blond. Ma ei ole kunagi säilinud ja ma mõtlesin juba eelmine kord, et miks ta su esika peol on, et minust on mingi crusty ass mõttetu inimene. Ma ei tea, mulle ta meeldib. Minust, ma ei tea, mulle ta ei ole meeldinud ja nüüd sellise käitumise peale meeldib. See mees on põhisüüdlane, aga samas, kui sa tead, et on suhtes ja sa ronid tagasi sinna, siis sa oled ise sama väärdes. That in my opinion. Mina lihtsalt ütlen seda, et kui keegi tuleks mulle ütlema, et on Märteniga maganud korduvalt, siis mitte kunagi te ei kuuleks minu suust. Aga palun ära teda enam nussi, mis asja. See on ka veits, jah. Et nagu, sorry, ma saan aru, et sa ei taha seda, aga nagu kuidagi nii embarrassing, et tegelikult see koss oli ju selles suhtes veel parem, et jutt oli tegelikult ju see, et ütles, et aasta aega kõik on mulle rääkinud, et mees petab, aga mina ikka usun oma meest ju. Nagu, kui sulle aasta aega inimesed ütlevad, et su mees petab sind, siis ma olen nagu 100% kindel, et ta petab sind. Aga ta ütles sulle vist midagi sellist, et aga keegi pole tõestust toonud või midagi sellist, on ju. Et no mis tõestus soovid? Videomaterjali või? Et ma arvan, no mingi screenshot vestusest kas aga tegelikult. Mina näiteks arvan küll, et väga kui tore, et see tüdruk ütles. Märten petab sind ja keegi too sulle tõestust, kas sa siis jätad Märteni maha? No ei anna sulle ühte screenshoti ka. Ja Märten on mingi never happened. Nii, aga nüüd kui aasta aega erinevad inimesed ütlevad mulle kogu aga Märten aga keegi sulle mitte ühtegi tõesti aasta aega erinevad inimesed ütlevad. Aga kahtlane ikka. Aga Märten on mingi never happened, sul ei ole ühtegi screenshoti, mitte ühtegi tõestust. Ja Märten on kogu aeg, musu, Kalla, I would never do that. Ma laseks ennast nii ära manipuleerida. No täpselt, et tegelikult me ei saa nagu olla mingid, kuidas ei usu, sest et kui keegi ei andnud talle ühte screenshoti ka ja lihtsalt ütlesid, et ta petavad ja tema mees on kodus mingi, ma kunagi olin fuckboy, aga ma enam ei ole, nüüd inimesed lihtsalt ajad mingit sitta, et it never happened ja siis sa oled kodus mingi, et okei, it never happened, aga nagu ja siis sa ütled selle tüdrukule, et aga näita tõestust ja keegi ei näita midagi. Aga nüüd see näitas ju see eile. Nüüd see näitas ja nüüd nad ongi lahus. Väga tore. Ja ma ütlesin ka, et nagu ma ütlesin, et ma ei saa sinu elu dikteerida, aga don't go back. Ja kõigem see, et kui oma mehega olid suured salajuttude fännid, nad kuulasid koos kogu aeg ja arutlesid mingi teemasi. Ja mõtle, kui oled mingi cheating asjad ja nad mingi arutlesid neid. Aga huvitav, kas nad seda episoodi ka siis kuulavad või see mees kuulas? Nad on lahus ju. Aga ma ei tea, kas see mees üksi kuulab otseselt niimoodi. Naine ikka kuulab, nii et tervitused sulle. Kurb päev oli tal kindlasti. Nojah, selge, aga sinu kord lugeda. Ma just... Mina lugesin. Okay. Nii. Postpartum pornstar. Tere naised, kirjutan teile siis ära ka oma salajuttu. Sain oma esimese lapse loomulikult sünnitades, aga kahjuks sünnituse käigus rebenesin ja vajasin õmbluseid. Riigis, kus ma elan Inglismaa, on selline kord, et peale sünnitust esimesel paari nädalal käib ämma-emand sind beebit kodus kontrollimas. Tuli siis ka meile külla selline väga karmi olekuga vanem proua. Küsis alguses lapse kohta ja veendudes, et beebiga on kõik korras, algas minu ülevaatus. Pidin lamama diivanile, sest elutuba oli, kus me end sisse seadsime. Ta siis katsus mu kõhtu, et veenduda, et mu emakas on ilusti kokku tõmbunud. Järgmiseks ütles, et palun pööra nüüd ümber, et ma saaksin su õmbluseid vaadata. Ma siis selle peale hüppasin kohe koera poosi, jalad harkis ise toetus kätega diivani toele, nagu mingi kiimasoor. Kui ma pea siis selja taha pöörasin, et mõista, kas ülevaatus on läbi,
selle ämmaka nägu, mis vastu vaatas, oli õõvastusest šokeeritud. Ta lihtsalt ütles, et ta tahtis, et ma külje peale keeraksin ja jalgu veidi kronksu paneks. Ta ütles seda sellise vastikusega, et ma arvan, et kui Handmaid's Tale oleks päris ainuüksi selle teo eest oleks mind kuskil orjaks saadetud. Ühesõnaga väga piinlik olukord. Mu mehele pakkus see aga nalja kohe mitmeks aastaks. Jah, ta oli ka seal samas ruumis, kui ma postpartum pornostariks hakkasin. Kas sa saad aru, mina arvasin, et see kiri nagu jätkub sellega, et ta tegelikult oli mingi ma ei tea, keisri õmbused või midagi, et ta tegelikult ei tahtnud su tuttigi üldse näha, sa oled seal mingi magin paljas umbes. Ega see, kui perse uppis, no vaata. See ämmakas. Wow, nagu. Hold your horses. No funny. Nii, see on väga funny, jah. Nonii, nõrgad lihased ja tampoon tisside vahel. Hei kaunitarid, mõtlesin, et panen oma loo kirja, et saaksite veidi naerda. Mõned aastad tagasi läksin ma tolleaegse poissõbra ja tema perega Võrtsjärvele jetiga lõbusõidule. Kõik algas enam-vähem kenasti, kui kõrval jätta päevad, mis muutsid vette mineku veidi ebamugavaks. Aga nagu te teate, on naistele leiutatud sellised uhked asjad nagu tampoonid, et päevade ajal saaks veemõnusid nautida. Jetiga sai vuratud ringi mitu head minutit, kui kutt tegi ettepanekut, võiksime tuubi taha panna. Ja ta teeb mulle lõbusõitu, mis seal ikka pidin muidugi nõustuma, miks mitte. Kutt muidugi vajutas gaasi kohe põhja ja hakkas slaalomeed tegema, et sõit tuubis oleks lõbusam. Vähemalt tema nii arvas. Mina aga ei nautinud seda sõitu kohe üldse. Aga ma olin sitke nagu vana puu ja tuubist lahti ei laskunud. Teate ju küll, et juht sellisel juhul enam ei kuule sinu karjumist. Ma karjusin seal taga, et aitab, ma ei taha enam, kui lõpuks mõistsin, et karjumine on sama kasulik, kui püüda tuult kinni. Sain aru, et ainus päästeplaan on minna vette. Mõeldud tehtud. Nina sõrmedega kinni surutud ja vups üle ääre vette. Suurel kiirusel äkitselt vette kukkuda polnud kõige geniaalsem mõte, aga mul polnud enam valikut. Veepinnale tõustes nägin aga äkitselt enda ees ulpimas tampooni. Mis asja sa siin teed, oli mu esimene mõte, see peab ju minu oma olema. Kuna aga vaikselt hakkas ka kutt minu suunal liikuma, et mind peale korjata, ei jäänud mul muud üle, kui see tampoon endale tisside vahele panna. Sest no tõsiselt, kuidas ma oleksin seda seletanud? Ainuke naine keset järve ja üksik tampoon tema kõrval hulpimas. Nii ootasin ma kannatamatult kaldasse jõudmist, et kiiresti sellest asjandusest vabaneda. Ma suutsin hoida oma parimat, ei juhtunud midagi nagu. Kaldasse jõudes avastasin, et peale tampooni, mis oli otsustanud omavoliliselt lahkuda, oli teinud seda ka käekell. Siit loomoraal, kui tuubitama plaanid minna ja sealt kukkuma hakkad, hoia oma alumisi lihaseid kinni, et sealt ühtegi midagi minema ei laseks. Ja ole alati valmis üllatustes. Elus ei tea kunagi, kas tahad olla naine, kes saab järve keskel oma tampooniga tuttavaks. Reaalselt ma ei saa sellest aru, et kuidas see sai nagu välja tulemisest veel, aga kui sul on ju bikiinid seljas, siis see peaks sulle ju püksi kukkuma. Sest et ma reaalselt arvasin, et see kiri lõpeb sellega, et ta võttis selle tampooni kaasa ja toppis enda tissid vahele ja viis välja ja siis pärast avastas, et tal oli tegelikult tampoon sees veel. See oleks nii nästi, aga see oleks väga naljakas. See oleks nii rõvanud, aga mina mõtlesin korra, et siis ta läheb kuskil kaldääredesse, kukub seal tisside vahelt välja, vaata, mis iganes. Aga ma isegi kujuta ette, aga võib juhtuda tõesti, kui mingi kiire hoob, ma ei tea. Ma ei ole kunagi tuubiga sõitnud, ma ei oska kommenteerida, aga see oleks palju haigevalt, kui tuleks välja, et see oli võõras tampoon ka. See oleks nii nästi olnud, vaene inimene. See oleks olnud nästi, jah. Nii, Muku Tinderis. Malju ja Kristina, armastan teid ja teie huumorit. Soovin jääda ikka anonüümseks. Te ei pea seda ütlema, usku mind, kas me oleme me oleme paar korda kogemata nime välja. Üks kord oli see, kus me ei pannud me pandsigi nii tähele ja Tanel ei pannud tähele, et me ei pannud piipu peale, see inimesel oli täis savi. Aga enamasti, kui me oleme kogemata tead, me oleme tähele pannud, siis oleme pannud nagu piipu peale. Et ei pea spetsiaalselt seda välja ütlema. Ma olin gümnaasiumis, noor ja kergelt naiivne. Sel hetkel olen just alustanud suhet ühe kutiga, kes oli minust paar aastat vanem. Me olime värskelt koos, kõik tundus alguses hästi, nagu ikka. Kuhu suhe alles algab. Lugu selline. Olime sõbrannadega koos ja lihtsalt naljatlesime. Ma ei tea, kuidas aga jõudsime selleni, et otsustasime eksperimenteerida Tinderiga. Mitte midagi tõsist, lihtsalt nalja pärast. Tegime profiili, kus oli minu pilt küll peal, aga nimeks panime midagi täiesti lolli, nagu midagi stiilis Muku, millel polnud reaalselt minuga mingit seost. Me lihtsalt tahtsime vaadata, et mis seal toimub ja me ise seda ei kasutanudki. Sõbrannad swipe'isid minu profiiliga, rääkisid seal mingit lolli juttu. Kõik oli lihtsalt nalja pärast, aga siis juhtus midagi täiesti ootamatut. Me avastasime mu enda peika Tinderist.
kujutad ette, see kutt, kellega ma just hiljuti suhtesse läinud, oli seal ja tal oli mingi täiesti ajuvaba caption, ole pihv mu purksile. Mul tekkis reaalselt hetkeks tunne, kas ma peaksin naerma või nutma. Swipe'in talle paremale, sest kuidas ma saaks seda mitte teha. Olukord oli ise juba absurdne ja see, kuidas ta sealt välja selgitada üritas, muutis veel asja naeruväärsemaks. Aga jah, ma olin noor ja andsin talle võimaluse, olime koos 3 aastat ja lõpuks nagu ikka võite arvata, et selgus, et ta ikkagi pettis mind. See, kuidas ta sellega vahele jäi, on jutt järgmiseks korraks. Armastusega teie muku. Ta on põhiosa välja jätnud, sest ta ütles, et olukord oli absurdne ja see, kuidas ta sealt välja selgitada üritas, muutis asja veel naeruväärsemaks. Ma tahan teada siis, mis ta siis ütles veel. Kuidas sa saad selgitada, et tema puhul ma saan aru, et ta on sõbrannadega koos mingi nalja pärast oleks ilmselt sama päev selle ära kustutanud, on ju. Aga miks su mees seal on? Ja mingi ole pihv mu purksile nagu. Ja siis ta ei saakski öelda, et ma ei tea, ma ei kasuta seda, sest ta ju nägi, kuidas swipe'is ta paremale meeldan siis. Ma ei tea, ühesõnaga ja näe siit jälle on loo moraal ka sinu ürituse külastajale, kui ta ikka on seal Tinderis ja jääb petmise vahele ja kuidagi ennast välja vingerdab, et never happened, siis tuleb ikka hiljem välja, et ta pettis. Jah, see alati tuleb selles suhtes, et elu on selline. Ja tead, ma mõtlesin praegu korraks selle peale ka, et kui hästi paljud mulle ütleksid, et ütleme, et su mees petab aga kellelgi tõestusmaterjali nagu ei ole, siis ma arvan, et ma lõpuks ikka oleks nagu, kuule, et ma ei tea, ma ei viitsi kuulata neid, ma ei tea, mis käitumist sa siis korraldad, et kõigil inimestel on siuke tahtmine mulle siukest juttu ajada, aga ma ei hinda isegi seda, nagu, et okei, su ei ole petnud, aga miks sa siis jätad inimestele siukest muljet või miks inimesed peaksid vihkama sind nii väga, et on siuke sita ajad su kohta, et nagu see suhe ilmselt ei ole väga pika vinnaga. Kuigi nende suhe oli päris pikk ju. Need, kellest see koss oli. 1,5 aastat. Okei, ma arvasin kaua. Okay. Äkki mingi 1,5 aastat, minust ei ole väga pikalt, aga ma täpselt niimoodi, ma sotsiaalmeedias olen nagu jälginud või on ette tulnud TikTokis või kuskil niimoodi, et ma natuke ikka tean. Okei, ootamatu paljastus. Hei naised, kes teavad liiga palju saladusi. Panen kirja enda mitte nii salajase, kuid veidi piinliku loo. Spapäev koos sõbrannaga, ideaalne viis lõõgastumiseks, eks. Olime veetnud mõnusalt aega, käinud saunades, ujumas ja massaažis, kui sõbranna läks oma näohooldusesse. Mul oli veel 0,5 tundi vaba aega, nii et rahulikult pesinend ja nautisin viimasteid lõõgastajaid hetki hotellitoas. Siis aga naases sõbranna hooldusest ja teatas rõõmsalt. Kuule, kosmeetik küsis, kas sa saaksid 0,5 tundi varem minna. Mina, heatahtlik usaldav nagu ma olen, kehitasin õlgu. Mis seal ikka, saabki kiiremini tehtud. Viskasin hommikumantli selga ja marssisin enesekindlalt hooldusesse. Seal ootab mind kosmeetik, tervitab sõbralikult ja ütleb täiesti loomulikul toonil, võid oma hommikumantli nagisse riputada ja siia pikka leita. Ja siis see tabab mind. Seisan keset ruumi nagu puuga pähe saanud. Aju jooksis kokku nagu Windows 98, mis üritab liiga suurt faili avada. Miks ma oma hommikumantli pean ära võtma? See on ju näohooldus. Oh my god, miks ma alasti olen? Miks ma midagi alla ei pannud? Mis mul viga on? Pilk hüpleb meeleheitlikult ringi, otsides mingit märki, et see on nali, aga kosmeetik ootab täiesti rahulikult. Võimalikud stsenaariumid vilksatavad silme eest läbi. Kas ma olen täiesti valesti aru saanud? Kas see on tegelikult mingi ülakeha mudamähis? Kas ma peaksin jooksma või tegema näo, et kõik on täiesti normaalne? Kogun lõpuks oma julguse kokku, köhatan moka otsast, pun intended, ja püüan kõlada võimalikult rahulikult. Mul ei ole midagi hommikumantli all. Kosmeetik, kes üritab ilmselgelt naeru tagasi hoida, vastab leebelt. Ei ole hullu, saad endale rätiku peale tõmmata. Mis seal ikka? Kehitasin õlgu, sikutasin hommikumantli ära ja vajusin kuulekalt lauale, lootes, et maa neelab malla. Laman siis seal küünla valguses lõõgasta muusika taustaks rätik peale visatud ja üritan mitte mõelda sellele, kui piinlik see kõik on. Nautida ei saanud. Lõõgastuda kindlasti mitte. Mu keha oli ilmselt kramplikum kui enne hooldust. Kui lõpuks minema sain, tundus hommikumantli selge tõmbamine peaaegu nagu soomusrüüsse pugemine. Nii palju turvalisem. Muidu mul pole alasti olemise vastu midagi, aga semi-romantilises õhkkonnas koos kosmeetikuga ja ainult mina olen alasti õppetund. Kui näohooldus on ka dekolteele, võiks see info varem kohale jõuda ja alati tasub midagi allapoole panna. Teile mõttes mõnes on loogiline, et kui näohooldus tehakse, siis nad teevad ju dekolteele ka, et kui sa lähed näohooldus, siis nad ei tee ju sulle ainult lõuani. Teevad äkki kaela ja siit ka. Ja, aga võib-olla mõtlevad esimese laksuga sellele. Siis ma alguses mõtlesin, et ma ei saa aru, mis ta nii nagu pinges oli, et kui sa ju massaažis käid, siis sul on ka samamoodi ülakeha on paljas ja nagu trussikud rätik on peal. Aga nüüd ma saan aru, et ta oli full nude nagu, et tal, ma ei tea, miks ma mõtlesin, et tal alukad ikka olid alad. Et sa palle tutiga rätik peal.
ja, ta teeb näohooldus sulle. Ei, no see on, jah. See on nii cringe, sest okei, ta teeb ju natukene jah siit, aga Jah. mostly see on ju näo, siis see No, on ma palju persega. mõtlesin ka esimese hooga, et no aluspüksid on ikka jalas, aga tõesti jah, ta just oli ta ütleb, et alati tasub midagi allapoole panna, et Jaa, tal ei jah. olnud siis trussi ka, et seda ma kujutan küll, et see võib natuke ebamugav olla, et ma isegi ei kujuta ette, ma oleks võib-olla nagu öelnud, et ma lähen käin toas ära, ma panen midagi äkki selga või. Samas, et see awkward ei taha, et teine peab ootama su järgi. ja, et ta juba niigi palus, et pool tundi varem läheks siis, kui me edasi vaatame. No ühesõnaga juhtub ka parimates peredes. Ikka juhtub ja vähemalt nüüd sul on naljakas lugu, mida rääkida. Kas ma peaks sõbrannale rääkima? Mul on viimasel ajal tekkinud süümekad sõbranna ees. Nimelt on lugu selline, et mu sõbrannal on juba 4-5 aastat olnud kutt, kellega ta kuskil peol tutvus. Mulle tutvustas seda kutti, nimetame teda Toomaseks, circa pool aastat peale tutvumist. Alguses ei arvanud ma Toomasest midagi eriti, tundus mitte minu maitsel olevat ja veidi isegi ebaviisakas. Esimesel kohtumisel ei meenunud mulle, et ma Toomast kuskilt teaks. Läks isegi ligi aasta mööda, kui ma nägin Toomast tema sõpradega ööklubis ja nähes tema sõpru käis mul jõnks läbi. Täiesti lambist meenus mul ligi 5-aastane tagune seik, kus ma olin ühel peol koos teise sõbrannaga, selle kambaka koos chillinud ja mitte lihtsalt chillinud, vaid õhtu lõppedes sõbranna tänase kuti Toomasega suudelnud. Ärge küsige, kuidas mul see enne meeles ei olnud. Olin tol ajal vaba ja vallatu ning sõbrannaga iga teine nädalavahetus linna peal elu nautimas. Toomasega peale seda me kontakte ei vahetanud ja sellega see asi lõppeski. Üks Toomase sõber oli väga meeldejääva hääle välimusega, just sellepärast mulle see 5 aasta tagune õhtu meenuski. Toomas aga järelikult minu jaoks nii meeldav ei olnud, et sõbranna käevangust teda ära tunda. Mis teha? Kui mulle see seik meenus, siis ma rääkisin sellest enda mehele, aga mitte sõbrannale. Miks? Ma ei tea ausalt öeldes, oleks vist võinud, aga see tundus nii lamp asi, sest nende kokku minemist on juba üle 1,5 aasta möödas. Sõbranna pole ka mu elu kõige lähedasem inimene. Jah, me saame hästi läbi, aga puutume kokku tegelikult 3-5 korda aastas. Igapäevast ei suhtle. Tean ka seda, et minustki ei mõtle see sõbranna kui parimast sõbrannast, kes tal on, et tal on palju lähedasemaid ja paremaid sõbrannasi. Mis on aga mind viimase ajal hakanud veidi häirima, kogu asja juures on see, et Toomas on minu suhtes veidi liiga sõbralikuks muutunud. Meil on ühine hobi ning suvel kirjutas ta mulle päris tihti sellega seonduvalt, kuigi varasemalt ei ole me väga niimoodi suhelnud. Koos seltskonnas olles olen märganud tihti, kuidas ta mind pikalt jälgib, kogemata koperdab mul otsa, kui keegi ei näe, tekitab olukordi kahekesi jäämiseks ja nii edasi. Olgu öeldud, et ma pole kunagi Toomasega rääkinud sellest, et kas ta mäletab mind ja meie ühekordset suhtlusklubist. Mulle tundub, et mitte, aga samas ehk meenusin talle kohe alguses ning ta ei hakanud seda teemaks tooma ning nagu minagi, kui hiljem mäletasin. Sõbrannal on temaga väga tõsine suhe, neil on koos kodu ostetud ja nii edasi. Samas olen ka kursis, et nende suhe pole ideaalne ning viimase aja seegad Toomasega on mind mõtlema pannud, kes ma peaksin sõbrannale ära rääkima. Samas ma kardan, et see võib nende jaoks lisaprobleeme tekitada ja kui oluline see tegelikult on. Veidi oleks ka imelik sõbranna ees nüüdseks juba 8-9 aastat tagust asja välja tuua, nagu see hullult relevantne oleks. Andke nõu, mida te teeksite? Ma arvan, ma räägiks. Ja ma räägikski niimoodi, et nagu ma ei ütleks, et mulle ammu meelde tuli, aga ma ütleks, et oh my god, saad sa aru, mis ma täiesti lambist hakkasin mõtlema, et nagu ma olen vist kunagi nagu, ma räägiks nende mõlemaga samal ajal, nagu mitte eraldi ei läheks sõbrannale ütlema, aga teeksin, nagu see on nüüd kinda, see võib olla tegelikult funny, et no tead, oli, mis oligi see mingi 9 aastat tagasi, nad polnud ammugi veel koos, on ju. Et ma ei tea, ma arvan, et sa võib-olla mõtled natuke liiga üle seda, et ma räägiks vist. Ma ei tea jah, nagu see ongi see, et kui neil on juba nagu nii mingid probleeme asju, mis mina olen õppinud, vaata, oma sõbrannade suhete pealt on see, et ma olen nagu kunagi ma olin hästi häälekas. Mäletan, kui mulle meeldinud sõbranna mees või kui ma teadsin võib-olla mingit infot, siis ma kohe ütlesin, olin nagu mingi täega mingi see davai, ma aitan või ütlen sulle, aga siis ma sain aru, et öeldakse, et don't kill the messenger, but they always kill the messenger. Nüüd, mis ma olen õppinud, on see, et mul on vait ja elu nagu teeb oma korrektuurid ise, sest et lõpuks oled sina süüd ja mina olen lihtsalt, et ma olen nii palju saanud vastu näppe sellega, et ma ütlen midagi, nii et ma pigem oleks vait. Ma lihtsalt mõtlen seda, et kui see oleks ainult see suudluse asi, et mis tüli nendel ikka selle, et praegu saaks tekitama. Aga ma mõtlen, et vaata ütleb, et teda on häirinud see, et Toomas on nagu liiga sõbralikuks muutunud tema meele või maitse järgi. Et ma ei tea,
ma võib-olla lihtsalt ei vastaks näiteks selle tüübile, vastaks hästi lühidalt kuidagi. Ei vastaks üldse, et nagu tegelikult... Ei no kui ta küsib, et on see sõbranna mees, noh, sa võid ju vastata. Mina ei vastaks. Sest et nagu siis, nagu miks sa vastad talle, sul ei ole mõtet vastata. Mis sa annab? Sa arvan, et on ühine hobi, aga nagu kui see tegelikult sind häirib, et ta teeb selliseid asju, siis sa ei pea vastama. No vaata, ilmselt ta näeb neid koos ja siis on nagu awkward, või mingi saad kokku teada, et sa ei ole vastanud. Sa oled mingi, mul on kiire on, ma pole näinud, mis sa kirjutasid. Nojah, vaevalt, et ta muidugi teemaks ka võtab selle. No võt. Võib-olla tal on endal awkward, siis võib-olla ei kirjutagi enam. Tõesti näed, Kristin on väga hea nõu. Ära vasta tarule. Nonii. Minu elu suurim võit. Tere. Kas olete valmis kuulma eluloo võitu, mis paneb isegi suletud uste taha draamat kahvatuma? Jah, räägin teile, kuidas mina sain tagasi õiguse uhkelt väita, et ma ei ole mitte kunagi kedagi petnud. Ja tõesti, see on võimalik. Lugu juhtus ammusel ajal, kui olin oma tollaajase kallimaga koos olnud 3 aastat. Suvi oli kuum, aga meie suhe mitte nii väga ja olime hakanud tõsiselt mõtlema, kas jätkata või mitte. Olukord oli selline, kus keegi ei julge välja öelda, et lahkuminek on päevakorras. Siis tuli otsustav sügis. Tema pakkis kohvrid ja lendas välismaal õppima. Mina ka läksin sõbrannaga puhkusele, et natuke mõtteid tuulutada. Ja siis see juhtus. Puhkuse romantika täies hiilguses. Ühel peol peale paari kokteili suudlesin teist meest. Hetk hiljem tabas mind süüme piinatud tsunami. Mida teha? Kuidas öelda? Millal öelda? Viimaks nutsin kodus üksi diivanil ja mõtlesin, et olen nüüd ametlikult kõige suurem reetur ja maailma halvim inimene. Aga siis peale nädalapikkust tunnete virvarri vestlesime kutiga tema uues elukohas hakkama saamisest. Ja jutu käigus esitasin pisut provotseeriva küsimuse. Mis sa arvad, kas sul oleks seal kergem, kui me oleksime lahus? Ja tema vastus, mis mõttes? Ma olen siin terve siin oldud aja arvanud, et me oleme lahus. Vabandust, mida? Selgus, et härra oli 3 nädalat tagasi enne välismaale lendamist mind maha jätnud ja teinud seda nii hästi, et ma ei saanud arugi. Ja kirsiks tordil selle 3 nädala jooksul oli ta jätkanud täpselt samal viisil iga õhtul mulle kirjutamist ja ma armastan sind ütlemist. Geniaalne, eks? Mis see lugu siis õpetab? Ära kunagi tembeld ennast petjaks, reeturiks või muidu kahtlaseks, enne kui oled täiesti kindel, et sa juba ammu vallaline pole. See on jah päris huvitav asi, nagu et sind on niimoodi maha jäetud. Et sa ei saa aru. Jah. Mõtle, kui aegi sa oled mingi süümekates kodus nädala aega. Aga samas, kui see tüüp kirjutas selle edasi, mingi ma armastan sind. No see oleks jah confusing, aga võib-olla aga me ei tea ja vaata selles suhtes, et kui see tüdruk ei saanud aru, et teda on maha jätud, võib-olla ta ise oli mingi, et okei, ja tööd, love you. Ja siis tüüp äkki vastas talle lihtsalt, et noh. Jah. Et nagu, et noh, ma ei tea. Aga noh, päris funny. Ei no selles võttes jah, et ja võib-olla ta ise kirjutaski nagu, ta ei saanud aru, et ta on maha jäetud. Kirjutab edasi, siis ta vastas, ja. Nii haige. See on midagi, mis minul juhtuks, vaata. Et nagu keegi on mingi, me läksime 5 aastat tagasi lahkumisajad. Kristjan mingi, ma on kaugsuhtes. Mees elab Inglismaal. Aga siis, kui ta paneb need uued abielupildid üles, kui ta on abielnud uue naisega 5 aastat hiljem, siis on mingi, mida vittu? Who is this bitch? Kas ma rääkisin seda, kuidas Inglismaa eks abiellus või? Jah. Ma ei saa üle sellest ikka, nagu mis mõttes ta abiellus. Ma ei ole temaga sõnagi rääkinud aastaid, aga kui ma nägin ta pulmapilt, esiteks ta nii ilusad pildid ja nii kena pildid ja ma olin mingi, what the fuck, you got married, ma võin seda pärast näidata. Et you got married ja nagu moved on. Ja ta näedi õnnelik, nagu what the fuck. Ta elu oleks pidanud minema alla mäge peale. Aga kõige aegam on see, et mul oli ju valik, et kas tema või Siim ja ma valisin Siimu. Et mõtle, et äkki mina oleks olnud seal Toskaana päikse all abielnud temaga. Oleksidki. Ei, ma siin ei nuta podcastis mingit shorte taga kogu aeg. Teragi. Shorte. No on, shortid. Ühesõnaga, lähme edasi. No lähme. Eksi kinnise tee või tema uute naiste. Tere tüdrukud. Mõtlesin, et kirjutan teile ka oma haiglasest eksist või siis tema uutest naistest, kellest kuidagi lahti ei saa. Olime aastakese koos mehega, kes muidu kainena oli üsna tore mees ja väga vaikne. Põhimõtteliselt polnudki teda. Siis nagu olemaski, aga juua täis peaga oli korralik maffia boss. Rõhutaksin sõna enda arvates. Tänaseks on peaaegu aasta möödas juba lahus oldud, aga temast ma lahti ei saa vist kuidagi. Igal võimalikul moel üritab ühendust võtta ja mitte tema, vaid ka tema naised.
iga 6. uusnaine, alati superhead modellid, väärtuslikud naised ja mind ikka mustab, kes mind ikka tahab ja nii edasi. Iga kord peale tema kirju või helistamisi võtad ühendust ka tema naised. Rõhutan, et neid pole üks olnud, kes on kirjutanud. Et ma peaks ikka tema musukese rahule jätma, et ta nii supermees ja ma ikka nii kade naine, et mind paneb iga kord pea kratsima, et kui madalale te ise langete, kui kirjutate eks-naisele. Ma olen suht uhke inimene ja pole seda ise kordagi teinud. Mind täiesti huvitada suhted, ma olen endal uus kaaslane ja ütlen ka, et ma olen teda ära blokkinud, aga ikkagi leiab ta alati uue koha, kust ühendust võtta. Kas tõesti kestab see igavesti või kunagi ka ta väsib sellest, olge tublid. Ma just kirja poole peal mõtlesin, et miks ära ei bloki seda või mis seda kõnesid üldse vastu võtad, aga mõni on jah siuke, et leiab mingid nagu vaata see ehitusvend, et blokkisin ta ära, blokkisin ta emaili ära, blokkisin ta numbri ära, blokkisin ta Instas ära, blokkisin ta Facebookis ära ja siis kirjutab meile salajuttude podcasti Instasse nagu. Ja siis ma olin ka mingi tere, see ei ole Malluka Instagram. Sa vastasid või? Ja ma ütlesin, et see ei ole Malluka Instagram, et see on salajuttude podcasti oma, et vale koht, panin alla Kristina. Siis ta oli mingi, jaa, sorry, et aga Mallu vastab mul kuskil maal, aga mul eile nii kiire. Tahtsin vastata, et Take a hint. Ei, ma tahtsin vastata niimoodi, ma olin mingi, no ma ei jõudnud tal vastata, mul tõesti oli väga kiire, aga ma tahtsin vastata, et minu soovitus teile, kui mina, kes ma teen igapäevast hinnapakkumised, edaspidi äkki mõtled enne, kui hinnapakkumise välja paned, et siis ei oleks pärast mingeid kompleine, et nagu praegu ongi see probleem, et ta ütleb, et sai nii vähe raha, on ju, aga sina maksid need ära, mis ta ise küsis. Maksin nii palju, kui ta küsis, jah. Täpselt, ja nüüd ta mingi kurat, sul on ikka nii kallis pliit, on ju. Et oleks võinud rohkem küsida, nüüd tahab juurde. Et tegelikult on see, et kui sa oled oma hinnapakkumist teinud, ükskõik kui suur väike see on, et ise selle summa küsinud, et sa ei saa viriseda, et nagu ka meil on olukord, kus me saime teada, et me küsisime natuke liiga vähe raha ja küsis väga palju raha. Ja neil on nagu, ja me olime mingi, aga me ei saa nüüd nagu öelda, et ei, nüüd andke meie hooajast ikkagi. Ja me ei saa sihukest asja teha, nii et rahunege maha. Et me ise tegime selle väikse hinnapakkumise, sest me väärtustan ennast nii palju, on ju. Next time we know better. Anyways. Sest tegelikult on ju see ka, et kui sa oled sihukese ala peal nagu ehitus, siis sa pead tegema ju oma hinnapakkumise selle mõttega, et asjad võivad alati natukene kallimad olla. Tee siis natuke kõrgem hind või mis iganes. Mallu maksab selle arve, mis te saadate iga kell. No olgem ausad, tema tegelikult suhtlesin Märteniga. Märten on ilge kuradi kooner. Selles suhtes Märten ikka rääkis neid hindu kogu aeg alla. Aga selles suhtes tegelikult ta ju ei käskinud tal selle raha eest teha, et nagu tema ise oli nõus ja nii oli, et nagu vähe ta ikkagi ei ole saanud. Ja, ei no selles suhtes, et samas jah, see on tema enda eriala, et ta peaks ise teadma, kuidas asjad käivad, aga samas kui ma sain teada, et enamus töömehed on kuskil Facebookid leitud inimesed. Kõige haigem ongi see, et ma nagu mina teadsin, et Märten ütles, et see vend on nagu mingi ehitaja, teeb ülihästi, väga tore on ja tal on mingi ehitusvennad ja siis tegelikult on mingi nagu, ma ei taha halvasti öelda, aga lambi vennad kuskilt Facebookist võetud, tegelikult ma ei tee nagu igasuguseid liigub, et joppased nad tegelikult oskasid ka teha, et nagu töömehed olid korralikud, aga mingi suva on. Said need töömehed, need kinkekaardid? Ma ei tea. Ta väidab, et said, aga ma mõtlen, et Märten ju käis kellelegi maksma mingid asju. Jah. Märten ei küsinud raudselt. Ta vist ei küsinud, jah. Aga samas võib-olla küsis, me ei ole ta story'si vaadanud. Jah, me ei ole tõesti ta story'sid vaadanud. Aga ei ühesõnaga ja väga kentsakas olukord ja mul on hea meel, et ma ostsin juba valmis korteri. Pean lihtsalt sisustama põhimõtteliselt. See on tõesti sul väga hea deal. Nii, aga võtta kiri. Nii. Kurdan ja küsin. Tere, superfänn siinpool. Nii tänulik, et olete loonud miskit vinget. Jätkake samas vaimus. Aga tahan kurta ja küsida. Alustaks sellest, et kas ja kui loomulik on naistel nii-öelda squirting. Mu mees leidis mingi koolituse ja proovib nüüd liiga tihti mind kruttida selleni. Kuna mul seni pole õnnestunud ja mees on öelnud, et ma ei lase end piisavalt lõdvaks, on mul omakorda pinge peale tulnud ja ma suuda lõõgastuda, kui tean, et mees minult seda ootab. Google ütleb, et justkui peaks iga naine selleks võimeline olema, aga harige palun mind ehk ka teised selles osas. Teiseks, kas mehed on alati valmis seksima? Võib-olla mingis vanuses nad tõesti enam jaksa, aga ma kardan, et see on siuke 80+. Mu mees on isegi pärast 12 tunnist tööpäeva ikka alati valmis möllama. Vahel ma üritan nimelt veits rüve olla, ala söön kala või suitsuvorsti ja no jumal küll ikka tahab. Suvel palavaga kippus mu naba auk higistama. Üks õhtu voodis hakkasin seda sügama veidike lirtsus ja mees kõrval oli kohe nagu antenn ärkvel üritusega. Sa juba märg juba.
Sa, kui märk sa juba oled. Jäta mind rahule, tegelikult see oli higi, vaata. Jäta mind rahule, lase mul sügada ja olla. Ja nii ma mõtlen, et kuidas sellest igaõhtusest seksivärgist pääseda. Lisan siia, et mu mees on väga hea, seks on hea, pigem mu libido ei ole alati iga õhtu sõiduhoos. Ja kuidas siis mehele viisakalt öelda, et ta ei solvuks? Ma olen selline people pleaser ka, et kui ma oma solvunud musu näen, siis ikka annan alla ja saab tehtud. PS, mina auhinnast väga ei hooli, kuna sõbrannasi eriti ei ole ja seksiliinile ka küsimusi esitada ei tahaks, siis pöördusingi oma murega teie poole. Okei, no ühesõnaga, see on gaslighting, tegelikult tabavunud arvasid. Minu meelest on nii haige see, et nagu reaalselt ma ka ei tahaks seksida, kui iga kord, kui seksid, see on pinge peal, et pead squirtima, lase lõdvaks nagu kubjas seal kõrval. Aga vaata praegu, teil on vaata see, on ju, et nagu põhimõtteliselt see jutt on sama hästi, kui sa lähed mingi inimese juurde, kes pole kuu aega, ütleme 2,5 kuud süüa saanud, on ju. Ja siis mul on nii palju süüa kogu aeg, ma ei hakkas enam süüa, vaata. Niimoodi lükatakse süüa uksest aknast sisse. Ma ei hakkas enam süüa, nagu lõpetage see söömine, on ju. Et mina ütlen lihtsalt, lucky you, vaata. Mina igasugusega mingi seksida ei taha, vaata. Ma pean mingi tuletikuga taga otsima head seksi, on ju. Et mina ütleks, et enjoy it while you have it, aga samas see ongi, et kui sul on see kogu aeg varnast võtta ja libido ei viitsi alati nagu. Tegelikult sa ei viitsi ja see libido on naistel nii, et nagu see käib üles alla, et mul on endal olnud olukordi, kus on seda seksi kogu aeg varnast võtta ja hui tahtsid siis, on ju. Ja nüüd ei ole, nüüd on nagu mingi palun. Aga selle squirtimise koha pealt ma ütlen, et ma arvan, et see ei ole väga tavaline. Et ma saan aru, et iga naine võib olla füüsiliselt võimalik selleks. Ja mõni lihtsalt teeb seda. Nagu, ma ei räägi kogemusest, ma ei räägi enda asjadest kunagi siin podcastis. Mitte kunagi. Never nagu, aga see squirtimine nii fun, aga pärast oled seal kusases voodid. Okei, see ei ole kusi, on ju. See ei ole kusi, aga see on nagu, aga see on kusemärg. Sul on vaja Laura Valgu seda nikutekki. No, minul ei ole mingi sott tekki alla panna. Mulle ta vist saatis selle tekki lihtsalt. Mulle ta ei ole saatnud mingit tekki. Okei, no ühesõnaga. Long story short on see, et ega seal kusemärjas voodi, vaata, kui te veel suhtes olete, kumb seal sees magab siis. Jah, keskel. Sest, et kui sa single oled, siis sa saad teisele poole minna, on ju. Aga kui sa oled suhtes, siis nagu kivipäevar, aga samas kui mees nii väga tahab squirtida, ise maga selles kusemärjas. Viskab rätiku peale, jah. Aga mingi värk on küll meestel, et mingi oleks neil mingi jube au asi, et sain naised squirtima. Keegi on ka kunagi enne kirjutanud taolisel teemal. Aga ma lihtsalt ütlen sulle, et see ei ole nagu mingi asi, et kõik hommikust õhtuni teevad ja sul on midagi viga, et sa ei saa. Ja sõltub ja see on mingi. Ja ma arvan see ka, et kui sa pead selle peale kogu aeg mõtlema, et ma olen liiga pinges, siis sa lähedki ju pinges. Ja see squirtimine tuleb, kui sa ei ole pinges. Nii et ma arvan, et vahet ei ole, kui see sinu jaoks oluline ole, siis ütle mehele, et rahune maha, nagu sa ajad pingesse mind juba. Ja tuleb, siis tuleb. Jah, täpselt nii. Aga jagame auhindu. Me jõuame tegelikult ühe kirja veel võtta, aga me võime jagada. Jagame, jah. Mul on räme pissjada lihtsalt. Okay. No me oleme päris palju kirju lugenud ka. Oleme, jah. Nii, episood 6 ütle siis. Nii. Medironi. Anname Koonri kuningas ja tšekikast. Panen siit tšekikast. Okay. Nii. Magda Beauty äkki anname see nõrgad lihased ja tampoondissid vahel see, kes vette kukkus. Ulakas. Anname äkki see postpartum pornstar. Jaa. See oli päris naljakas. Peninuki äkki ootamatu paljastus. Ben ja Jerry's äkki minu elu suurim võit. Ja Tee päike. Äkki see, kas peaksin sõbrannale rääkima? Okei. Tahtsin ka veel meelde tuletada, et meil on ju, kuna see episood tuleb, kuna meil on samad riided, siis äkki saab lõigata või mõlemasse panna, et ühesõnaga ma tahtsin veel ka seda meelde tuletada, et meil Alexela vestlusõhtul on ju 2 sponsori kohta veel vaba. Ma iga episood unustan seda rääkida, kui me salvestame, et meil on 2 sponsori kohta vaba, et kui keegi soovib tulla, siis oma tooteid, jah, et meil on, tuleb Peninuki kohale, meil on Loonase poolt lahe lava tehtud ja meil on
spreid, beauty spreid. Kurat, ma unustasin koju, ma pidin sinu oma kaasa võtma. Ja pidime story'tega, aga teeme mingi muu päev. Beauty spreid tuleb, et meil tuleb vippidele kingikotid ja asjad, et ühesõnaga, et ma lihtsalt mõtlesin, et ma viskan õhku, et kui on soovijaid, kes tahaks ka oma tooteid tulla vestlusõhtule, ühesõnaga tulla sponsoriks vestlusõhtule, siis olete oodatud. Teine asi veel, et meil tegelikult on vaja vabatahtlike paari. Mitte paari tükki. Yeah. Mitte nagu paarikest, aga nagu paari inimest. Paar vabatahtlikku, kes, no meil on sellel päeval abi vaja mingite asjadega, on ju. Et kes näiteks, ma ei tea, ühesõnaga noored või midagi oleks tahtnud tulla ja siis näiteks on see, kui sa tuled vabatahtlikuks, siis Aftekale on tasuta pärast ja saad, kui on täisealine, siis saad salajutude džinniga. Alaealist ikka ei võta ka, nii et. No ma olin 17, kui ma käisin Saku Suurellis. Laps tööjõud. Seda küll, ütleme 18+, saad pärast Aftekale tasuta ja saad salajutude džinni ja sõbrpäevikuid ja staffi ka veel. Ja meiega hängida terve päev. Aga Mallu hakkab kohe käsutama kohe mingi, mine too palun minu juuksekamm teiselt poolt. Mina? Sa oled selline küll. Ma ei ole absoluutselt selline. Siis sa unustad kõik oma asju vedelema igale pool. No jah, siis ma lihtsalt ei kammigi. Ei okei, nali. Ühesõnaga paar vabatahtlikut oleks ka, kes on huvitatud, kirjutage meile salajutud.salajutud@gmail.com ja siis ma ei saa lubada, et sa saad, et ühesõnaga, tegelikult pigem on abi vaja seda enne vestlusõhtut. Ja ma arvan, et vestlusõhtul aja võib-olla on see hetk, et sa saad siis chillida ja vaadata seda vestlusõhtut, et pigem on see vabatahtliku abi siis enne vestlusõhtut. No mida sa chatid seal? Ma vaatasin, inimesed panid pilte mu Go3 peast. Okei, no äkki teed seda pärast. Ma kuulan sind. Ma muidu räägin üksinda, et nagu halloo, ühesõnaga, et see põhiabi oleks siis ennem vestlusõhtu algust ja vestlusõhtul ajal siis saaksid need vabatahtlikud pigem siis seda show'd vaadata ka. Et siis meil ei ole niimoodi. Nii et kirjutage meile näiteks Instasse, salajuttude Instasse. Ma just ütlesin salajutud.salajutud@gmail.com, pange kirja. Ja pange pealkiri või Instasse ka, aga Instas lihtsalt kaob ära. Jah, et pigem e-mailile pange pealkirjaks vabatahtlik, et siis pärast leian need meilid üles ka. Ühesõnaga, sponsorid, vabatahtlikud, kõik olete oodatud, kirjutage ja näeme juba järgmisel nädalal. Love you, bye, mine kusena. Ciao!